Hiljutine Reformierakonna otsus Enefit Green börsilt tagasi riigi omandisse osta, mille Reformierakond ise börsile kunagi tõi, on tegelikult veel üks tõestus selles, et Reformierakonnal pole mitte mingit majanduspoliitikat ja meie energeetikapoliitikas, Eesti Energia omanikupoliitikas valitseb kaos. Sest öelge mulle, kuidas on võimalik, tehakse nii-öelda parempoolne valitsus, tullakse välja uue koalitsioonileppega, kus on isegi eraldi punkt riigiettevõtete erastamise kohta, ja siis läheb paar päeva mööda ja tuleb valitsuselt täiesti vastupidine otsus, et me ostame Enefit Greeni väikeaktsionäridelt tagasi ja veel palju suurema hinnaga. Ja selgitage mulle veel seda. Alguses üks Reformierakonna rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus teeb otsuse erastada osa Eesti Energiast. Siis tuleb järgmine rahandusminister Mart Võrklaev. Tema ütleb, et erastame veel rohkem, 49% Eesti Energiast. Ja siis tuleb kolmas rahandusminister, ka reformierakondlane Jürgen Ligi. Tema ütleb, hoopis ostame tagasi. Ja keegi selle pealt teenib. Et kas, ma ei tea, Reformierakond ise üldse saab ka aru, et millega nad tegelevad. Ja need põhjused ja riskid, millest täna räägitakse, et mille pärast Enefit Green tagasi ostetakse. Aga need olid teada juba ammu. Kas või see, et Eesti Energial ja Enefit Greeni vahel koostöö muutubki palju keerulisemaks, sest börsireeglid ei luba näiteks infot jagada või täiendavalt raha kaasata. Ja see börsile minek on iseenesest juba kulukas tegevus, nagu ka sealt lahkumine. Ja tänaseks on juba ka arvutused tehtud, et maksumaksjale läks see kokku maksma kuskil 68 miljonit eurot. Et kahtlemata oleks targem Enefit Greeni börsiambitsioonist eos loobuda ja umbes 4 korda soodsamat pangalaenu võtta. Lihtsustatult öeldes jällegi maksumaksja maksis äririski kinni. Ja üks teine asi, mis selle otsusega tunnistati, on see, et aga roheenergia ise ei tasugi end ära. Seda näitas see, et Enefit Green tegelikult kokkuvõttes ei saanud ise hakkama ilma riigipoolse toetuseta. Nüüd veel üks huvitav aspekt, mida me käsitlesime täna korruptsioonivastasel erikomisjoni istungil. Enne Enefit Greeni tagasiostmise uudise avalikustamist toimus börsil väga aktiivne aktsiatega kauplemine. Ja see võib viidata võimalikule siseteabe kasutamisele või lekkele. Ja me soovisime välja selgitada, kes siis kuulusid kitsasse ringi, kes need otsuseid tegi, eriti selles osas, kuidas siis kujunes välja hind, miks just selline hind, see oli väga helde. Ehk siis soovisime teada nii nimetatud insiderite nimekirja. Ja teate, mis Eesti Energia vastas? Ta ütles, et aga me ei hakka teiega seda jagama. Aga me ei saa seda teiega jagada. Ja viidati GTPR-ile. Aga samal istungil oli Finantsinspektsioon. Ja nemad ütlesid, et mis mõttes Eesti Energia ei saa teiega seda jagada. Et see on täiesti normaalne, et Riigikogu liikmed seda küsivad. Riigikogu liikmed, kes ka teostavad järelevalvet oma Eesti riigifirma üle. Ja see on täiesti normaalne, et Eesti Energia ka seda nimekirja jagaks. Et kindlasti korruptsioonivastane erikomisjon nüüd uuesti pöördub Eesti Energia poole, et me sooviksime ikkagi seda nimekirja saada. Sest üks oluline moment. Peapooltel Eesti Energia juhatuse ja nõukogu liikmetel on Enefit Greeni aktsiat. Kaasa arvatud ka nõukogu ja juhatuse esimehel, kes tegelikult olid kõigi nende otsuste juures. Ning aktsiad on muideks ka peaminister Michalile kuuluval ettevõttel. Et mul on küsimus, et kas see siis pole huvide konflikt, kus siis samad inimesed, kes olid nende otsuste juures, kus pannakse paika ka helde ülevõtmispakkumise hinna, et nemad on ise ka sama ettevõtte aktsionärid. Ja siis veel üks argument, et üleüldse, kuidas kokkuvõttes selline sahmerdamine mõjub meie majanduskeskkonnale, investeerimiskliimale. Ja täna Tallinna börsi juht, kes oli meil eraldi istungile kutsutud, ütles, aga teate, tegelikult valitsusel üldse puudub mingisugune strateegia kapitaliturgude arendamise kohta. Nii et kogu see niinimetatud parempoolne valitsus, kes räägib investeeringute kaasamisest, kapitaliturgude arendamisest, see kõik on lihtsalt soe jutt.
tehakse täiesti vastupidiseid otsuseid või lihtsalt neid ei tehta. Ja see, mis toimus Eesti Energia osas, see ei ole strateegia, see on kaootiline sahmerdamine ja kahjuks selle tulemusel, Eesti Energia sahmerdamise tulemusel, mis seal toimub, Eesti inimesed maksavad esiteks palju kallimat elektri hinda ja teiseks me maksame kinni ka kõik äririskid. Aitäh! Suur tänu!